Inimese metabolism toodab sisemiselt pidevalt sooja ja see voolab erinevate mehhanismidega väliskeskkonda. Need kaks protsessi peavad olema omavahel tasakaalus, et kehatemperatuur saaks püsida ühtsena 36 ja 37 kraadi vahel. Minimaalne sooja voolavus on passiivses olekus, kui inimene ei liiguta ja on termoneutraalses keskkonnas. Paljale kehale on termoneutraalne välise õhutemperatuur 20–25 kraadi. See on just parajalt madalam, et võimaldab tekkival soojusel rahulikult välja voolata. Soojust toodab sellisel juhul vaid baasmetabolism, see väljub peaaegu ainult kuiva soojuskaoga ja kokkuvõttes on need kaks protsessi tasakaalus. Kuiv soojuskadu toimub kahe erineva mehhanismiga. Infrapunakiirgus, mida loevad näiteks soojuskaamerad, ja vahetu kontaktiga, nagu näiteks katsumisel. Nende kirjeldamiseks võib vaadata termost. Soojuskiirguse vältimiseks on vaja tagasi peegeldavat materjali. Konduktsiooni ärahoidmiseks on vaja kahte pinda, mille vahel on vaakum ja mis omavahel kokku ei puutu. Puhkeolekus, termoneutraalses keskkonnas eemaldub inimesel 60% soojust kiirgusena, 20% kontaktiga ja 20% haurustumisega. Haurustumine toimub minimaalsel määral ka siis, kui inimene otseselt ei higista, aga see mõjutab temperatuuri vähe. Kuiv soojuskadu sõltub sise- ja väliskeskkonna temperatuuride vahest ja sooja juhtivusest. Viimast saab inimene reguleerida nahaaluseid veresooni kas paisutades või kontraheerides, tekitades soojusele niimoodi kas nõrgema või tugevama isolatsiooni. Külma puhul tõmmatakse veresoonid sisse, temperatuuri hoitakse sees, aga nahk jahtub ehk perifeerne temperatuur langeb ja selline nahk moodustab veresoonte ning väliskeskkonna vahele soojuse jaoks raskemini läbitava barjääri. Ja seda kõike jätkuvalt termoneutraalses vahemikus. Termoneutraalses tsoonis ei sisetemperatuur ega juurde toodetav soojus ei muutu. Barjääri reguleerivad naha pindmised närvid. Kui veresooned juba kontraheeruvad ja nahapind jahtub, tajub inimene külma. Isolatsiooni säilitamine vastavalt välistemperatuurile hoiab kuiva soojuskao taseme paigal ehk baasmetabolismi puhul umbes 80 vatti. Teiste loomadega võrreldes on inimene kui karvadeta loom pigem hea konduktsiooniga ja pigem kohanenud soojas kliimas jahtumiseks. Välistemperatuuri puhul on oluline nii otseselt temperatuur ise, aga ka soojusmahtuvus ja juhtivus. Näide soojusmahtuvusest on külmvesi, mis on külmem kui sama temperatuuriga õhk, sellepärast et vee temperatuuri muutmiseks 1 kraadi võrra kulub rohkem energiat. Tuule kiirus ja õhutemperatuur määravad samuti mõlemad õhu jahutamisvõimet. Kui õhk soojust minema kannab, nimetatakse seda konvektsiooniks. Kui külm keha nagu metall soojust minema juhib, nimetades seda konduktsiooniks. Kui väliskeskkond on piisavalt jahe, inglise keeles lower critical temperature, on inimesel veresooned koos, isolatsioon maksimaalne, aga sise- ja väliskeskkonna temperatuuride vahe on nii suur, et sooja kadu suureneb. Selle tasakaaluks hakkab inimene sisemiselt rohkem sooja tootma. Lülitub sisse värinavaba ehk metaboolne termogenees, mida tavaolukorras ei toimu. Inimene hakkab tarbima rohkem hapnikku, mida kulutatakse otseselt rasvade põletamiseks pruunis rasvas. Selline energia erinevalt ülejäänud metaboolselt toodetud energiast ei ole muudeks protsessideks kasutatav.
Pruunrasvkude on eriti aktiivne vastsündinutel, aga töötab ka täiskasvanul. Maksimaalne lisavõimsus täiskasvanud inimesel on sõltuvalt geneetikast, üldisest metabolismist ja kohastumisest 10–65 vatti. Suurenenud sooja tootmine ja suurenenud sooja kadu tasakaalustavad üksteist nii, et seest temperatuur ei muutu. Kõige külmem olek algab sõltuvalt indiviidist ja keskkonnast 10–15 kraadi juures. Soojuskadu on suurem kui metaboolne tootmine ja sisetemperatuur võib hakata langema. Käivitub lihasvärin. See kulutab glükogeeni, mitte rasva. See on inimese jaoks väsitav, ebamugav ja tavaolukorras välja lülitatud. Värin on omapärane liikumine. Soojus ise on kaootiline geneetiline energia, mida võib nimetada molekulide värisemiseks. Lihaste värinal puudub sellele sarnaselt kindel suund või kasulik töö. Värina sooja tootmise võimekus on madalam kui sportimisel, aga suurem kui metabolismil. Teatud tingimustes, nagu vees, võib värin suurendada kokkupuudet külma keskkonnaga ja suurendada konduktsiooniga soojuskadu. Sellises tingimuses on lihasvärin kasutu, kuna nii toodab kui väljutab soojust. Sellisel tasemel külma ei ole mõistlik värisedes kannatada, vaid reguleerida seda käitumisega, nagu tahtlik intensiivsem liikumine, riiete lisamine, tuppamine, kerre tõmbamine, sooja keha juurde ronimine ja soe toit või jook. Tavajuhul toodab keha soojust ja see voolab väliskeskkonda. On aga keskkondasid, kus välistemperatuur on võrdne või soojem kui kehas. Sellisel juhul ei saa soojus väljuda, kuid soojuskadu puudub. Baasmetabolism toodab vältimatult soojust juurde ja kehal puudub võime seda sisemiselt eemaldada, ainult väljutada. Ainsaks töötavaks eraldusmehhanismiks on sellisel juhul higistamine, mis peab kuiva soojuskadu asendama. Higistamine on efektiivne juhul, kui keskkond ei ole liiga niiske, nagu Türgi saunas. See on inimesel teiste loomadega võrreldes paremini arenenud, töötab kiirelt ja on vastavalt vajadusele reguleeritav. Sellele vaatamata on ka palavuse puhul mõistlik käituda ja riietuda temperatuurile vastavalt. Eelnevad olekud on olnud passiivsed ja säilitanud sisetemperatuuri reageerides väliskeskkonnale. Võtame siia juurde tahtliku füüsilise liikumise, töö, spordi. Säilib baasmetabolism ja selle poolt toodetav soojus, aga lisandub lihastöö. Lihased suudavad toidust vabastatud energiast liikumiseks suunata umbes 1/3, mis tähendab, et liikumise ajal toodetakse kehas soojust teguriga lihastöö korda 2. Sisemine soojuse tootmine võib kiireneda kordades baasmetabolismist ja vajab tasakaalu hoidmiseks kiiret soojusväljutust. Soojuse eemaldamise mehhanismidest säilivad konduktsioon ja kiirgus, kusjuures esmavalik termoregulatsiooniks on jätkuvalt naha-verevarustuse suurendamine. Siin ei ole eesmärk soojemas keskkonnas soojuskao samal võimsusel hoidmine, vaid sisekeskkond soojeneb kiiremini ja selle pinnale toomine aitab soojuskadu kiirendada, hoides sisetemperatuuri tasakaalus. Olulisemaks muutub higistamise roll. Kuna inimene suudab töötada päris suure võimsusega, peab higi võimaldama päris kiiret jahtumist. Inimene on ainus liik, kellel on kogu keha kaetud higinäärmetega ja on karvavaba. Nii võib inimene maksimaalselt higistada 3,5 liitrit tunnis ja eemaldada soojust võimsusega 800 vatti. Tähtis on vältida ebavajalikku veekadu, arvestades, et vett on piiratud koguses ja jahutab ainult aurustuv, mitte mahavoolav higi. Inimesel kui liigil on hea adaptatsioon palavaks kliimaks. Lisaks saab iga inimene ennast treenida paremini higistama, nii et tekivad teatud aklimatsioonid. Esiteks hakkab inimene organismis tagavarana rohkem vett säilitama. Maks toodab rohkem albumiini, mis saab rohkem vett.
teise aklimatsioonina õpib keha higi eelnevalt filtreerima, et mitte soolasid koos veega kaotada. Adaptatsioonid külmale on olemas, peamiselt päritud neandertaallastelt ja need on nõrgemad. Meil on pruun rasv kude. Värinavaba termogeneesi võimsust on inimesel võimalik arendada külma aklimatsiooniga. Parimaid tulemusi saab, kui väliskeskkond on värisemise piiri juures. Sügavam külm enam lisakasu ei anna. Värinavaba termogenees lülitub sisse ka kalorirohke toidu puhul. Lisaks sellele tihendab kokkupuude talvise külmaga nahaalust rasvakihti, parandades insulatsiooni.